Tere tulemast kuulama episoodi number 3. Ja oleme taas kord Karliga külavillas ja tulime siia, et jutustada. Kuna Karl elab minust nii palju kaugel, siis me vist ongi kuidagi nii läinud, et kohad, kus me päriselt rääkida saame, ongi mobiiltelefon või siin inimeste ees. Nii palju, kui meil vaatajaid on. Ja. Ma tean, mul paar sõpra vähemalt kuulab, et see on juba hästi. Sama. Igatahes, ütlen ausalt, täna ei olnud väga tunnet ja ei ole olnud juba mingi päris mitu nädalat sihukest tunnet, et tahaks hullult rääkida või panna ennast sellisesse olukorda, kus keegi sind võib-olla kuulab. Aga jõudsime ka tänase telefonikõne järel sellele järeldusele, et just siis tulebki neid osasid teha, sest et me teeme neid sellepärast, et pigem nagu ennast lahti rääkida ja lihtsalt vahepeal kasutada sõpra enda peeglina. Antud juhul siis meie 11. Nii et tšau, Karl. Tšau. Jah, ja nagu te ka minu näete, siis ma nihelen siin, tunnen ennast ebamugavalt samamoodi. Ja ma arvan, et selle viimase aja, viimane aeg on muidugi suhteline alati, aga siis me jõudsimegi sinna, nii et on aeg minna edasi sügavamale. Meil on kas kolm on esimene minijuubel juba, et nii kaugele jõudnud. Nali naljaks, aga võtame siis siit edasi juba natukene sügavamad teemad, milleks on võib-olla kõige sügavam teema üldsegi. Lihtsalt lubame sellel tulla nii palju, kui me täna saame seda lubada. Ja me hakkame arutama siis ikkagi haavatavuse ja avatuse teemadel ja miks seda teha, kas seda teha, kes mis seda teeb, kes mis seda ei tee, mis seda piirab, mida see annab ja mis see haavatavus ja mees üldse endast kujutavad kokkuvõttes. Et jälle saame rääkida ainult iseendast, enda näidetel, vähemalt mina ja kindlasti see haavatavus kui selline on täna selline hästi õrn teema, millega ausalt öeldes mul nagu nii-öelda avalikuks tulla on paras challenge, aga ju siis sellepärast ma ennast siia istuma paningi, et võib-olla natukene avada kaarte ja kuidagi tuua välja need kohad, mis minu enda jaoks on olnud kõige väljakutsuvamad just viimase sellise peaaegu põhimõtteliselt 1,5 aasta jooksul, kus siis minu 17-aastane suhe läks laiali ja mis siis tegelikult peale seda minu kui mehega toimunud on seesmiselt ja ka isana tegelikult, et kuidas see roll on muutunud ja mis tundeid ta tekitanud on ja mis see nagu endaga siis kaasa toonud on. Võtan siit kohe sõnasabast kinni, ma küsin sult, et nüüd see esimest korda seda niimoodi öeldes, kuidas sa ennast tunned? Eks ta natukene hirmus on, et kui sa oled olnud nii kaua kellegiga suhtes, siis kui seda ühel päeval enam ei ole sellisena, siis see tühimik, mis sisse alles jääb, on vaja millegiga täita. Ja esimene asi, mis minu puhul uksele koputab, on hirm. Et see hirm on see tunne mu sees, mu hääl praegugi ei ole selline tavapäraselt minu jaoks nagu sihuke selge või ei tule sellisest kohast, kus
kus on nagu power'id taga, sest ma olengi jälle mingisuguses sellises loopis natukene nagu olnud viimastel nädalatel, kus siis rohkem on seda enda sees olemist ja sükest eraklikkust ja sellistel hetkedel ma nagu ei ole väga sotsiaalne ja tegelikult hoian hästi omaette ja sellised, see on jah, üks sihuke suuremaid tundeid, millega ma olen pidanud kahjuks terve oma elu jooksul kokku puutuma. See hüljatuse tunne, üksinduse tunne, hirm, et mind ei aksepteerita sellisena, nagu ma olen, mida on meil kindlasti paljudel. Miks ma sellest täna räägin, ongi võib-olla see, et julgustada ikkagi seda ausust. Ma arvan, et see ausus on midagi, mida me täna saame siin peegeldada, et mida see nagu meie jaoks tegelikult tähendab. Ja ausust kelle vastu eelkõige? No ikka enda vastu. Et see on see Achilluse kand nagu paljudel meil. Et me räägime endale lugusid, loome illusioone ja siis me elame nendes lugudes ja illusioonides. Ja kui midagi hakkab nagu raputama seda lugu või illusiooni, siis tegelikult me loome veel rohkem illusioone ja veel rohkem lugusid. Ja nüüd, kui sul lõpuks, kuulsin täna väga analoogi, et kui nagu on sinu jaoks toimunud nagu sinu elu kõige suurem maavärin, siis see tolm, kui kõik müürid ja asjad on langenud, võib olla päris pikalt õhus. Ja tuleb usaldada siis seal keset tormi olles, et isegi kui müürid on kõik ümbertingi langenud ja sa mitte muhvigi kuhugi poole ei näe, et see mingi hetk vaibub. Ja see läheb mööda. Jah, aga me ei tea kunagi, kui kaua see õhus on. Jah, mõned inimesed märkan nagu selliste asjadega tulevad paremini toime. Mina enda hinnangul olen selles pigem selline kehvem, sest et ma olen niivõrd emotsionaalselt sõltuv ja hästi perekeskne inimene, siis see tühjus, mida mul on olnud vaja täita, selle aja jooksul on olnud ikkagi minu jaoks väga suur, et ma ütleks siuke, tuleb 95%, ütleks nagu kogu minu identiteedist on just nagu lagunenud. Ja siis me siin nüüd oleme ja proovime sotti saada, et järjest ausamaks nagu iseendaga minna, et mis kohas me siis tegelikult parasjagu oleme. Jah, jällegi me jõuame sinna ju tagasi, et me oleme sotsiaalsed, elukad, et võid tahta nii väga, kui sa ka ei taha ja ei proovi seda iseenda sees seda auku ära täita. Ja kõik lõpuks igasugune teooria või usund ütleb, et leia see enda sees, see jumalik tunne ja see rahu ja see kindlustunne, aga seda ikkagi on väga keeruline leida enda sees. Ma täiesti mõistan sind. Ma tean, mida sa tunned. Ja siis samal ajal sa ütlesid, et esimene asi, mis üle võttis, oli hirm. Aga eks see hirm oli ju ennem ka see, mis hoidis seal. Et kui ma lahti lasen sellest mingisugustest asjadest siin elus, võib-olla mitte selle näitel otseselt, aga me teeme mingeid asju läbi hirmu, sellepärast et see on meil turvaline, tuttav. Aga süda samas võib kutsuda kuskile mujale. Ja kui me ei ole nagu aru saanud, mis asi see on, see südamekutse, öeldakse, et see on ka selline universaalne armastus või see jumalik tunne, või see kõik, et me oleme kõik üks, on. See tunne, aga kuna me ei ole seda õpetatud ja me ei tea seda ennem, siis see igatsus millegi vastu on olemas, aga me teeme mingeid asju sellepärast, et me lihtsalt oleme harjunud.
inimesed tulevad toime ka sellega erinevalt. Ja, absoluutselt, inimesed on väga erinevad. Aga kuidas sina oma hirmudega toime tuled? Ma ei teagi, kui hästi või halvasti ma tulen, lihtsalt on mehi, kes peale selliseid asju hakkavad nagu mingisugust, ma ei tea, sarvi maha jooksma või kuidagi lähevad linna peale ja võib-olla alkohol ja kõik muud asjad veel juurde ja hakkavad siis mingisugust tühimikku läbi selle täitma. Ma olen alati nagu ennast selles osas nagu teadnud, et mina see mees ei ole. ja kuidagi ei hakka, kuigi mul on seda nõu antud, et nagu mine nüüd ja naudi siis ja kurat, aga kui ma ei ole see mees kunagi olnud ja see pole mu väärtustega kokku läinud, et kuidas sa siis järsku hakkad? Sest et see on ka justkui stereotüüp, et mul oli täna hommikul ka üks huvitav vestlus, et ka ühe meesterahvaga, kellest ma väga lugu pean. Ja ta ütleski niimoodi, et meil on omad väärtused. Ja osadel inimestel need väärtused ongi teistmoodi või teisest kohast tulnud. Aga me ei peaks kunagi nagu häbenema ennast oma väärtuste eest. Et me peaks ühiskonna võib-olla sellisele standarditele kuidagi vastama, et see on niisugune järgmine teema jälle, mis ka mul on päris tihti nagu hingel ongi see, et kas ma siis nagu vastan sellele normaalsusele, mida siis meilt kui meestelt nagu ühiskond ootab, on ju. Või kuidas me peaksime asjadega toime tulema või kas me siis peaksime tunded välja näitama või mitte, on ju. Jaa. Siin on... Ma arvan, et me oleme täna ühiskonnas sellisel ajajärgul, kus me alles õpime seda kõik. Me õpime seda, et tunded on üldsegi olemas. Me õpime seda, eriti mehed, aga kindlasti ka naised on see, et täna nii. Et tunded on tundmiseks ja tunded ei ole maha panemiseks. Ja tegelikult see maailm ikkagi on üks tunnete maailm, aga meid on õpetatud võib-olla siis 100 aastaid seda, et tunded ei tohi tunda ja see tuli ka nagu mingisugusest objektiivsest küljest vaadates ausast kohast, et kui sul oli talu ja lapsed pidid tööd tegema, muidu pere ei nälga, siis see oligi see. Siis tuli nõukogude aeg, kus ei tohtinud ka midagi olla või tunda. Ja nüüd oleme meie täna siin, õpime seda, sest et meid on ka koolis ju õpetatud, et kõike tuleb mõistusega lahendada. Ole mõistlik. Ole mõistlik. Ja nüüd me oleme täna siin, siis, kus see enam ei paku rahuldust või lahendust, sellepärast, et võib-olla on siin maailmas midagi muutunud sageduslikult või mis iganes seda nimetame, aga et me tunneme nii-öelda rohkem asju. Teine asi, see samane infoühiskond trigerdab meis seda mõttemaailma nii palju rohkem, et meil on ühtepidi, meil on lõpmatu hulk võimalusi lahendada seda mõistusega, ükskõik mida. Ja see ei anna meile enam lohutust, sellepärast, et meil ei ole enam mingisugust kindlusteed, et kuidas elu peaks olema. Ja teistpidi meil on see samane infoühiskond, mis paneb meil veel võrdlema kõigiga. Ja siis kolmanda pidi meid veel õpetatakse, kui sa ütled, et mehed sellised või siis sa vaatad sadu, neid tuhandeid ilmselt Instagrami videosid, kuidas mingi mees näitab, kuidas elama peaks. Ja see on ühtpidi nagu trigerdav ja teisipidi nagu ajab närvi ka, et nagu need meelal häälel rääkivad mehed tundke oma tundeid ja mingi nähke seda ja see ei ole ka nagu minu cup of tea nagu selles suhtes mulle see meheks olemine nagu tähendab seda, et me suudame ennast selgelt väljendada, aga mida ma väga tugevalt õpin ja mida ma olen ka sinult õppinud väga palju on tegelikult see ausus. Ausus väljendada reaalselt nagu neid tundeid, mis parasjagu on, sest et ma tunnen, et ma olen pidanud kogu aeg sobituma. Ja kui ma
tunnen, et ma pean sobituma, siis ma hakkan oma tõde väljendama niimoodi, et see sobituks. Aga siis on ta väänatud ja piiratud. Ja, kellegi teise oma, on ju. Ja siis on ta sinu sees ja hakkab piirama minu või sinu vabadust olla mina enda tunnetega ühenduses. Enda tunnetega ühenduses, aga nagu mehena on ülioluline minu jaoks see, ka enda jõuga. Et ma tunnen, et ma olen nähtud ja kuuldud sellisena, nagu ma olen. Et kui täna, kui ma isegi vaatan näiteks inimesi enda ümber, sõpru või nagu tuttavaid, kes on näiteks ka väga materiaalse maailma mõistes nagu edukad, siis enda jaoks ma need inimesed alati olen võtnud nagu selle sädeleva ümbert ära sealt. Et ma võtan inimestel kõik ümbert ära ja siis ma vaatan, kas see inimene pakub mulle seda põnevust ja kuidagi neid väärtusi. Sest et me selles ühiskonnas oleme meestena väga tugevalt sellesse rolli pandud, kus meid küsitakse, kes sa oled, siis sa esimesena vastad oma ameti. Et kui ma küsin, et Karl, et mis sa teed, siis sa ütledki, ma ei tea, et ma olengi põline põllumees või sa paned mingi ameti endale. Ja mina olen alati selle küsimusega olnud pahuksis, kui keegi küsib, millega sa tegeled. Ma tahaks kohe nagu hakata rääkima ühiskonna survel oma tööst, aga tegelikult ma tahaksin vastata, et mul on sellised väärtused või et ma väärtustan perekonda, ma väärtustan inimsuhteid ja see on nagu see koht, mille pealt ma lähen kõike muud elus tegema. Et see on selline, see aususe teema on üks kuratlikult valus teema, sellepärast, et nagu ma alguses ütlesin, et kui sa oled ehitanud enda ümber nagu mingisuguse seina või sellise fassaadi, millele sa pead vastama, et siis sa tead, et sa oled nagu mõistetud, siis sa lähed endast järjest kaugemale lõpuks. Ja nüüd me räägime siin haavatavusest ja aususest just täpselt sellepärast, et me ise otsime ennast ja me läbi selle vestluse ma loodan, et nii mõnigi inimene tunneb ära seda sama asja, et kui läbi selle fassaadi või vastamisele ehituse projekti käigus, kui kaugele me oleme endast läinud ja siis tekibki see segadus, sest et ühtepidi meist oodatakse midagi ja teistpidi me ei ole see. Ma olen enda puhul jälginud seda, et ma olen viimased paar aastat tahtnud, kui keegi küsib mul, et mida sa teed või kes sa oled, siis ma kõigepealt tahaks vastata, ma ei tea. Aga nüüd viimased pool aastat olenevalt seltskonnast, aga ma juba vaikselt luban endal vastata, et ma ei tea. Mis tekitab mingil hetkedel nagu ruumis päris ebamugavat õhkkonda. Aga kui see inimene on seda valmis vastu võtma, siis sa oled nagu kohe saad nagu sügavuti minna, mis on nagu kõige toredamad vestlused. Ja mul on ka tänase ametipositsioon, et ma nagu proovin kaugeneda sellest, mida ma teinud olen nagu siiamaani või nagu minna kuskile järgmisesse sammu teha, aga täpselt ei tea, kuhu see tee viib. Ja nüüd siis ma saan ka öelda, et ma ei tea, aga nüüd ma olen kuidagi niimoodi, et ma ei tea, aga ma annan teile teada siis, kui ma saan teada, et ma olen praegu teekonnal. Et ma ei pea nagu ka kõike ütlema, et milles ma ennast kahtlen. Ja mingites seltskonnas ma olen väga aus, et kui keegi küsis, kuidas sul läheb, siis ma ei ütle, et hästi. Aastaid ma siis ütlesin, kuidas täpselt mul praegu läheb. Mis on nagu tore, et inimesed lähevad sellega ikkagi, mõni inimene läheb kaasa, mõni ei lähe kaasa ja sellega saab nagu inimesi järjest avada ja minna aususesse ja mis siis lõpuks on ju, ma arvan, et see ei ole ainult meeste, see on ikkagi kõikide inimeste põhiolemuse suurim vajadus olla nähtud, olla mõistetud, nagu me ka eelmine saates ütlesime. Ja siis, aga mis osas siis meid näha tahetakse, nagu seda päris olemust. Ma tahaksin, et sa näeksid minu päris olemust ja mõistaksid minu sõnu, minu tundeid. Ja nüüd see tunde osa on võib-olla see kõige valusam, sellepärast, et see on hirmsam iseendale neid tunnistada, teistele tunnistada, tunnen ennast halvasti, tunnen ärevust, tunnen hirmu, tunnen ennast kurvast, tunnen praegu ka ärevust. Ja siis seal on nagu see, mis tekitab veel suuremat ärevust, on see, et kas ma pean midagi ütlema, mida sa tahad kuulda. Ja me oleme ühiskonnana, ma arvan, et
enamus inimesi on palju rohkem tundlikumad, kui nad arvavad. Ja tegelikult me tunneme teiste tundeid õhus samamoodi. Ja ma ei taha valmistada sulle pettumust, kui ma ütlen midagi ausalt, on ju. Või ma ei taha ajada siin pahaseks, kuigi ma tunnen, et ma tahaksin niimoodi öelda, et ma jätan mõnikord midagi ütlemata näiteks. Või siis, kui see on ainult näide, sest sa ei jäta kunagi ja, okay, aga noh, ma mõtlen üleüldiselt või siis, et ja kui ma ka muudan sind või kedagi sellega kurvemaks, siis ma tunnen kohe seda õhus, seda raskust ja tegelikult ma ei taha tunda seda raskust, aga jube keeruline nagu eraldada sealt seda, et see päris olemus tegelikult tahtis selle ära öelda ja sealt saab nagu asjad liikuma ja edasi minna ja sügavamale minna, aga see on hirmus, sellepärast et seal on teadmatud. Ja me kõigi suurim soov on olla märgatud ja see kindlustunne on ja see kindlustunne saab tulla lõpuks sellest ühendusest, aga me oleme nagu nii segadusse aetud selle maailma poolt ja mis on ka okei, see on praegu ajastu maailma õppimisprotsess. See on jah huvitav jah, et ma olen nagu märganud seda, et kui sa oled mingi inimesega dialoogis ja tekib vaikus või sa näed, et inimene on segaduses, siis sa hakkad õigustama ennast või siis hakkadki nagu üle müüma ennast. Et see on nagu, me ei tule sellega toime, kui teine inimene sel hetkel ei suuda seda vastu võtta, mida me välja anname. Või et näiteks võõraste inimestega nagu kokku saades hakatakse nagu seda ruumi hullult täitma mingisuguste tühjade, ma ei tea, ongi sellised nagu enda müümise klipid või? Ma ei tea, kas sa saad aru praegu, ma mõtlen, aga just, et me ei suuda olla meie ise, sest me tunneme, et me peame kogu aeg ennast nagu müüma selle jaoks, et me oleksime mõistetud. Ja nüüd me jõuame selle kõige tuumani. Me tunneme vajadust olla nähtud ja vastu võetud täielikult. Siis on see rahulolu, on ju, kui mind mõistetakse. Nüüd, kui sinu vastas ei ole inimene kohal endas, siis sa hakkad proovima seletada, selgitada enda tundeid, aga tundeid ei ole võimalik selgitada. Ma olen seda terve elu proovinud teha. Ja siis lõpuks annad alla. Ja see on ka okei. Tegelikult ma ei peagi selgitama seda, kes ma olen või enda tundeid. Et kellel on vaja mind näha, see näeb, aga see jällegi, kes sa oled, see küsimus on, mida sa teed, on. Siis sa pead hakkama selgitama ennast. Aga seda ongi peaaegu võimatu teha, ennast selgitada. Ja veel vähem sa tahad seda teha lähisuhtes. Ja absoluutselt. Et see lähisuhtes see on mõistetud. Jah, et see üksteise nii-öelda nagu nägemine, see on lihtsalt nii oluline. Ja kui sa leiad ennast nagu positsioonist, kus sa pead muutma ennast teise inimese järgi selliselt, et siis sa tead, et ma ei tea, et sellised naljad talle meeldivad või mingit muud asja, et siis sa tead, et sa oled tema poolt aktsepteeritud. See on lihtsalt nagu reaalselt endale nagu näkku löömine põhimõtteliselt, sellepärast, et see lihtsalt see ei toimi. See ei tule õigest kohast ja see ei tundu päris nagu. Ja siis me ei saa nagu rääkida autentsusest ja nii-öelda nagu sellest õigest tundest nii-öelda. Et hästi valusalt on see kogemus nagu õpetanud seda, et ma peame ennast vastu võtma sellisena, nagu me oleme. Ja ma nagu tunnen, et mul on elu nagu näidanud praegu, võtnud ära mult minu jaoks kõige kallimad osad või väärtuslikumad, mille järgi ma ennast väga palju defineerisin. Selle jaoks, et aidata mind edasi nagu just enda vastu aus olemisega. See ise endale valetamine on, ma arvan, me kõik oskame seda super hästi teha. Manipuleerida. Ja noh, ei saa nagu selles suhtes ka pahaks panna, et see on ju olnud ellujäämise alus selleks, et tunda vähemalt mingilgi määral seda vastuvõtmist.
grupi ühiskonna poolt, siis me peame sinna sobituma, oleme õppinud sinna sobituma. See on nagu see mõistuse tasandil, me suudame enda tundeid kinni keerata, tunded lahti keerata, oskame seda lugu rääkida, et olla selles grupis. Et see on nagu meie baasvajadus. Aga läbi selle kuna meil ei ole õpetatud algusest peale, kuidas olla päriselt endaga kontaktis, siis me kõik mängime mingit mängu, rollimängu kogu aeg. Eks see käibki nagu asja juurde, aga see maa peale tulek pidigi olema üks kõige selliseid kõrgemaid tasemeid nii-öelda nagu kooli mõttes, et samas me ei saa ka kuidagi endale panna sellist pinget peale, et me peame kohe alguses seda tegema, aga ma tunnen, et ma olen nagu tulnud väga paljusid asju läbi tegema selle jaoks, et ma saaksin kas siis jagada või rääkida sellest. Ja läbi rääkimise ma saan ka ise nagu paremaid nii-öelda nagu arusaamasid enda jaoks selgemaks teha mingid kohti. Aga sul on ju olnud viimasel eriti neid kohti, mida ausam sa oled, seda rohkem sa seda tegelikku peegeldust saad ja see endale tagasi, et jah, mind mõisteti ühesõnaga. Aga sellel jah, ongi, aga see on teistega koos olles. Aga kui ma üksi täna olen, siis sel hetkel see väline nii-öelda nägemine, see lisapower kaob ära ja kui sa üksi oled, siis veel väga palju ja tugevalt sellest vanast ajast kolib kogu see tunne, kolib pähe. Ja see on nüüd see, mida me täna räägime, et mis on ärevus ja selline nagu mõistusega proovime asju läheneda, mõistusega asjadele läheneda ja ööd on minu jaoks olnud kõige keerulisemad, sest täna ma võin ausalt öelda, teist nädalat nüüd proovin ilma unerohtudeta magada. Ja see, kuidas need rohud olid selle jaoks mulle, et ma saaksin nagu kuidagi moodigi välja puhata. Sest täna olen ma sellises kohas, kus ma võtsin selle otsuse endases vastu, et ma hakkan ise uuesti magama. Aga see on nagu võõrutusnähud natukene. Et õhtuti mingil kindlal kellaajal hüppavad mingid väga tugevad sundmõtted pähe. Ja siis sel hetkel sul peab olema tööriistakohvris mingisugune enda jaoks sobiv viis ennast nagu sealt peast ära tulla. Et kes läheb rõdu peale suitsu tegema, kes teeb õhtul 2 pokaali veini, on ju. Minul neid asju jälle nagu enda kohvris ei ole kunagi olnud, et ma oleks selle jaoks neid kasutanud. Aga küll ma saan öelda, et ma väga tugevalt olen tundnud nagu seda ärevuse fooni. Ja seda ma tunnen kõige rohkem siis, kui ma olen üksi. Ja seda on trigerdanud kõige rohkem siis, kui ma olen hommikuti üksi ärganud, et mul ei ole näiteks mu lapsi ümber kas või on ju. Et see hetk on nagu selline kõige teravam pliiats minu jaoks olnud. Ma mõtlen, et kas see ühtepidi on nagu selge on see, et tunded elavad meil kehas, füüsilises kehas sees ka ja kehatööga saab neid mingil määral välja. Samal ajal me ei saa neid kunagi nagu lõpuni läbi lasta, et nad ikkagi on meie osad, on ju, ja need alustuumad jäävad sinna, me saame sinna laduda peale paremat ja head ja paremat ja natuke kehvemad välja lasta, aga laduda peale just. Saame ka kõrvale ehitada, aga ikkagi jällegi on ju, et kui see keskkond, kuidas ta meid mõjutab, et mingi asi lihtsalt torkab ja jälle läheb sinna käima. Jah, meil on nagu lõpuni praktikaid, lõpmatuseni praktikaid ja siis meil on teooria ja mis on kindlasti vastab ka tõele, eriti nagu sinu puhul sa lähed selle üksinuse tundega sinna lapsepõlve tagasi, kui palju sa pidid seda tundma, nagu seda hulka, neid tunde, nädalaid, kuid, aastaid. Ja see ongi kehas sees ja selle nagu füüsilise keha ümber õpetamine, see on ropp töö. See on ja selles suhtes jah, et kes veel ei tea, et siis mis Karl selle nagu lapsepõlve ja üksi olemise all nagu mõtleb, ongi see, et 5. kuni 9. klass ma elasin üksi, põhimõtteliselt 5 päeva nädalas 3-toalises korteris. Ja siis, kui ma sellest nagu välja tulin sellest lõpuks, kus ma siis kohtusin oma laste emaga ja kui sealt tuli selline soojus ja pere ja sellised mõnusad tähtpäevad, mida oodata ja nii edasi, et siis see nagu
kattis selle tühjuse mu sees ära. Kui täna uuesti see asi on nagu uuesti kohal, siis ma saan aru, et see oli selline peale ladumine, nagu sa just ütlesid, et ma ladusin selle tühjuse peale. Sa ladusid selle augu täis, nüüd sa tõsteti see teed tühjaks jälle tagasi ja nüüd on see auk seal jälle olemas. Ja täna on lihtsalt seda teadlikkust ja kogemust rohkem, et näha seda tühimikku ja saada aru, et keegi teine seda tühimikku täita ei saa. See kõlab maru lihtsalt ja et nagu see oleks hullult käpas, aga fuck, see ei ole nii. Siga raske. Et see, ja kurb. Ja kurb, jah. Ja Saatkuru on väga palju seda, räägib kogu aeg, et kui sa oled ise endaga sellises kohas, kus sa tead, mis on su väärtus, sa oled autentne ja aus, siis tegelikult mitte miski väline ei saa meid mõjutada. Ja olles täna ise nagu lapsevanem, nähes, kui palju minu mentaalselt nõrk olek paneb mu lapsi positsiooni, kus nad lähevad nagu päästja rolli. Et proovivad kas mu tuju üleval hoida või hullult oma suure empaatilise olekuga tahavad aidata. Siis see trigerdab omakorda. See trigerdab mind nii retsilt, sest sa lihtsalt, sa näed seda, kuidas su laps tegelikult on sellises rollis, kus ta ei peaks olema ja siis sa kuidagi mind lükkab see nagu veel suuremasse auku, kui ma olen ka sellises kohas olen ma kergesti ärrituvam ja lapsed nagu mängivad nendel keeltel nagu väga sükest nagu õrna mängu, eriti kui nad on kahekesti koos. Et siis hästi palju on tööd olnud sellega, et mitte minna närvi nende kohtade peal. Ma olen seda teinud nagu vähemalt korra nagu päeva jooksul juhtub, kus ma peangi nagu õhtul ütlema, et lapsed, see ei ole teie teema, see on minu teema. Ja tegelikult peale seda lahkuminekut, nüüd seda teemat natuke nagu edasi arendades, siis üks on see oma kurbus, millega sa pead toime tulema ja oma tühimik. Aga veel keerulisem on olnud mul toime tulla oma laste selle tohutu kurbuse, nuttude ja sellise nagu igatsusega oma pere järgi. Ja see teisipidi nagu lükkabki mind veel rohkem auku on lükanud. See ei peaks seda tegema. Aga see on mõjunud mulle niivõrd laastavalt, sest et täna ükskõik kuhu minnes oma lastega mingitele üritustele, nähes mingeid peremudeleid, mida mu silmad on nagu märganud nagunii terve aeg, sest mind lihtsalt nagu huvitab, kuidas inimeste ja perekondade dünaamikad omavahel toimub, siis mul on keeruline täna nagu südamest naeratada sellistes kohtades. Ja siis meil oli nagu puhkus lastega, kus ma käisin nendega suvel sõitmas on ju selle karavaniga. Ja siis, kui see 3-4 päevane trip meil läbi oli, siis mu tütar ütleb mulle, et issi, et sa ei naeratanud mitte kordagi selle puhkuse ajal nagu. Siis need lapsed on nagu nii jõhkrad peeglid lihtsalt ja ma tean, et me oleme neid lapsi sellisena nagu suunanud või nagu kasvatanud või näidanud neile, et nad saaksid aru, mis nende ümber toimub ja et nad oskaksid sõnastada seda, mis nende ümber toimub. Siis see on olnud nii rets praegu, sest neil on sõnastik olemas, väljendada oma tundeid. Ja ma nagu tean perekondi, kus on nagu laiali mindud. Ja kui lapsed sellest teada saavad, siis ei teki isegi dialoogi lapsel selle teise vanema poolega näiteks, mis on minu jaoks täiesti nagu suur küsimärk, kuidas siuke asi võimalik on, sest kui palju ma olen nagu igapäevaselt pidanud tegelikult seda teemat rääkima lastega, mis ei aita mind üldse, sellepärast, et ma ei saa seda teemat ära panna käest, vaid ma pean selle teema nagu läbi elama uuesti ja ma pean seda järjest iga kord nagu sellele
otsustama teistmoodi reageerida või kuidagi ta panna teist nagu perspektiivi. Et jah, nende, ma ei tahaks olla nagu teadlike lastega, aga lihtsalt kui on ikkagi emotsionaalselt intelligentsed lapsed, kes oskavad sõnastada oma tundeid ja emotsioone, siis kurat, nendega on väga keeruline nagu neid põikeid teha isegi nendel õhtutel, kui tahaks tegelikult. Sa pead ikka seisma üks ühele oma sisemuse ja tunnetega. Ma kuulan sind ja nagu ikka ma ütlen sulle ühte asja ainult tavaliselt, et tuleb veel sügavamale minna natukene. Ja mida me teeme ju seda, et nagu nii palju, kui meil ressurssi on selle nagu päris maailma kõrvalt, sa pead nagu perele üleval pidama ja lastega tegelema ja endaga tegelema ja kõike muuga on ju. Ja siis peab olema veel mingid ressurssid nagu endast neid vanu haavu remontida on ju. Et noh, kui sa ütlesid see 5-9 asja, see on 4 aastat, mis 4 aastat täis üksindust, mida sai 5 aastat, mida sai nagu siis korra sai tunnistada, aga mida pidi kogu aeg alla neelama on ju. See kõik on alla neelatud. Nüüd on see hetk, kui siis sa olid tõenäoliselt piisavalt tugev, et nüüd hakata seda siis järjest välja hooksendama. Et noh, aga seda ei saagi nagu kõike korraga tulla, kui seda on palju seal all. Aga ma tahtsin siin vahepeal veel mõtlesin, et sa tihti paned, et lapsed pääste rollis, et nad ei tohiks olla. Kas ei tohi alati? See on nagu selline triki küsimus, et jah, et kui lastes kui mina olen puhas ohver ja minu lapsed kogu aeg proovivad mind päästa, no siis on see no-go. Aga kuidas nüüd läheme sinna aususse ja avatusse, kuidas ka kodus, no sa oskad seda muidugi palju paremini teha isegi kui mina, olla nagu avatud ja aus lastele, et nagu, et kuule, täna ma olen nüüd nagu lagunenud ja laske mul lihtsalt, nüüd ma elan seda vana asja läbi, seda tunnet ja ma lähen sinna sügavuti on ja lasen seda kurbust läbi ja aktsepteerida seda, mitte nagu võidelda sellega, et lapsed ei tohi sind toetada. Vaid, sest et see on jällegi mingi kontroll on ju. Et lihtsalt nagu täielikult lasta lahti, et okei, te oskate seda teha, ma olen teid õpetanud juba 10 aastat ja nüüd mul on teie abi natukene vaja. Ärge jäägi seda nagu lõpmutusin tegema, et kui te liiga palju näete, siis kuule, issi võtanud ennast kokku, tänaseks aitab. See on väga hea peegeldus, et mul on tõesti nagu nii palju abi olnud neist nagu. Noh, need on nagu erilised selles võttes, kui ma tulin sinu juurde ja aastan küsib, kuidas läheb? Virvaar tunded. Okei, räägi, mis tunne on? Ja no selline, okei, ole täpsem. Kuule poja, täna ma ei suuda, aga aitäh sulle selle eest, et mul on ka, minu sees on praegu, et ma olen seda viimased päevad kirjeldanud nii mõnelegi sõbrale, et mul on nagu siuke tunne on, et sul on kõik erinevad tunded. On visatud pesumasinasse, nagu erinevad värviriidetükid. Ja siis nad lasevad seal trummilis ringi niimoodi, et pesevad ja siis vahepeal sa oled ise nende vahel seal ja siis nad mõni osa läheb puhtamaks, siis seal vahutab ja siis oled seal nagu täielikus kaoses selles sees. Siis ma lubasin endal mõni aeg tagasi, ma käisin ühel kursusel ja ma siis lubasin endal hakata päriselt tundeid tundma ka selliseid, mida ma ei ole kunagi varem tundnud ja see on nagu selline taotlus, millega sa sisse läksid. Taotlus, millega ma sisse läksin, sest ma sain aru tagantjärgi, et ma olen terve elu oma tundeid osanud väga hästi eirata, sest et ma olen tundnud midagi ja proovinud seda kõigile seletada ja mind ei ole mõistetud ja siis ma olen õppinud teiste inimesi tundma väga hästi, ma tunnetan teiste inimeste tundeid ja elanud teiste inimeste najal ja ennast tuimaks teinud. Ja nüüd nagu korraga, kus on kõik asjad lihtsalt, nagu kõik tunded korraga lihtsalt sinna sisse pandud. Ja siis mingil hetkel oled selle piltlikult öeldes selle pesumasina ees ja siis vaatad ennast lihtsalt. Ossa raisk. Siuke värk käibki. Ja siis ongi see, et kui väsinud oleme või mitte on ju, siis öösel või õhtul, siis ma kukun sinna pesumasinasse kohe sisse ja siis ma panen seda trummi. Aga kas sa istud siis, kui sa seal pesumasinas oled, siis sa istud peas ikkagi või? Jah, see on niimoodi, et sest minul on pinge nagu kõhus. Pinge on kõhus. Ma suudan minna, praegu ma suudaks või sellisel kellaajal veel ja päevaajal ma suudan hingamisega minna kehasse, lõdvestada see, tuua tähelepanu kehasse, energia kehasse, lõdvestada see pinge ka mingil määral ja siis kaob see mõistusest see voog ära.
aga piltlikult öeldes on see ikkagi see tundevirvarri see kogu see segu moodustab hirmu fooni, sest süda läheb lukku ja siis on hirm kogu kehas ja siis kogu energia läheb pähe. Ja siis tekib see üks käivitab teine, teine, kolmas, neljanda ja siis sa elad neid kõiki kaasa, siis mingi hetk aitab. Siis teed sporti või midagi, saad natuke nagu kehasse tagasi, aga isegi seda, et noh, ja siis ma olin siin olen olnud mitmel sellisel maisel üritusel ka ja räägid juttu ja siis mingi hetk tajud, et nagu fuck, räige ärevus on peas lihtsalt nagu ma tahaks ära joosta, siis saad aru, et ma ei saa siit ära joosta, ma just ise panin ennast siia olukorda. Hirm on nii suur nahas, mida ma teen ja siis on ainuke asi, mida ma teen. Luba tal siis olla ja tulla. Ja siis vaikselt hakkab vajuma laiali. See on nagu see energia, mida me oleme kinni hoidnud. Ta on nagu nii mitmes kihis ja siis ta läheb laiali. See on vastupanu ja resistance. Ja eriti see tekib nendel kohtadel, kus mul on mingi tunne, siis mul on vestlus ja ma tahaks, siis ma pean hakkama ennast seletama, kas samal teemal või mingi muul teemal ja ma ei suuda seda teha. Ja siis nagu, mida ma ütlen, kuidas ma ütlen, kas ma tohin seda öelda? Ja siis, aga ma ei pea ütlema, on minu praegu sellise viimaste nädalate selline tunne, mis tuleb minu sügavalt seest, ma ei pea ütlema. Kui küsitakse, siis ma ütlen, aga ma ei pea kõike välja ütlema ja ma saan lasta tal lihtsalt ka nagu tõusta nii suureks, et või nagu lubada tal minna suuremaks ja siis ta tegelikult läheb meist välja. See on selline. Ja siis see on jah, kui see huvitav jälle, see on see oskus kuulata tegelikult. Et minul on olnud ka endal see hästi tugevalt sees, et nagu problem solver, et viska mingisugune asi õhku laua taga kohe parandame ära, kohe pakun lahenduse välja. Ja see on nagu väga suur õppetund tegelikult olnud, sest et eriti just naistega või vastassugu poolega ongi tegelikult see, et tegelikult nad tahavad lihtsalt vahepeal rääkida. Ja kui nad juba teavad, et kui nad midagi räägivad, siis nad peavad pärast kuulama mingisugust lahendust. Siis ongi selline koht, kus inimesed mingi hetk võib-olla ei räägigi ja lähevadki lukust, nad teavad juba, mis sealt tuleb. Et me peame meestena ürgne tunne või ürgne selline ülesanne ongi meil ju lahendada olukordasid. Ja siis ongi nagu selline huvitav koht, et ja kui sul on neid olukordasid väga palju, kodus veel eriti, kui me räägime nagu kooselust väikelastega, siis me teame inimestena, või nagu pereisadena, et kui palju see tegelikult trigerdab kõike. Ja siis ongi hea, kui mingisugune väljast tulev isik järsku, ma ei tea, kohvikruusi taga küsib su käest töö juures, et kuidas sul läheb, kuidas sa ennast tunned. Ja siis sa selles olukorras nagu tunned, et ma olen nähtud ja kuuldud, on ju. Aga et tulla selle sama teadlikkusega nagu kodus lagedale või paari suhtes, see on tegelikult oskus, mida on väga paljudel vaja arendada ja kuidagi ka sellises keskkonnas suuta küsida neid olulisi küsimusi ja vastata ja vajadusel mitte vastata, sest tihti on vaja tegelikult lihtsalt kuulata. Aga kas ei tulegi täpselt samast kohast, et kui me ei ole olnud iseendaga kontaktis, iseenda tunnetega ja oleme õppinud ära teiste inimeste tunded, siis kui sa näed, et teisel on halvasti ja sa ei tea, et sul on halvasti, siis sa proovid aidata. Tegelikult me tahaks ju ise ennast aidata või kui sa on nagu ülimalt rahu kohas, siis sa ei pea nagu midagi tegema, sa ei pea kellelegi midagi tõestama, sa ei pea kedagi aitama. Kui keegi küsib, sa suudad objektiivselt lihtsalt öelda midagi või anda ruumi. No jaa, aga meestel ongi see, et sa kujutad ette, et kujutame ette, et sa oled nagu
mu naine ja sa räägid mulle endale mingisugust olulist teemat, jagad. Ja kui mina mehena ei suuda sulle lahendust pakkuda, siis see tegelikult võrdub selle ebapiisavuse tundega. Et kui ma ei suuda sulle lahendust pakkuda, siis järelikult kas ma ei vääri sind, kas sa siis ei näe mind nagu nii-öelda probleemi lahendada, pole ma piisavalt mehelik, et a la sellist probleemi lahendada või kas ma olen piisav. Nüüd ma segan vahele. Kas see ei ole nüüd see samane päästja või? No ongi jah, et see ongi see, aga me olemegi selles rollis sellepärast, et kui me seda ei tee, siis me arvame, et me ei ole piisavad. Kujutad ette, et sa saad mulle midagi rääkida niimoodi, et ma tunnen, et ma ei pea sulle lahendust pakkuda, aga ma pakun sulle ruumi, kus sa saad seda rääkida. See on koht, mida tegelikult meil on vaja meestena õppida. Absoluutselt, see on võib-olla isegi kõige tähtsam asi. Mul on võib-olla kõige ehtsam on näha seda alati teraapiaruumis, kui sa hoiad inimesele ruumi hingamises näiteks. Ja ma näen seda aina enam, et mida vähem ma sellesse olukorda sekkun ja mida rohkem ma suudan lihtsalt ruumi hoida, seda võimsam see on, sest inimene ruumi hoidmine on ka siuke nagu minu jaoks nagu nii ära kasutatud väljend. Ma seletan sulle, mis on ruumi hoidmine. Okay. Mis on ruumi hoidmine? Ruumi hoidmine on see, et sa suudadki ennast distantseeruda teiste emotsioonidest. Sa pakud teisele sellist keskkonda, kus ta saab ennast, turvalist tunnet, turvatunnet, kus ta saab ennast avada. Ja ta ei ootagi sinu peegeldust. See on see küsimus. Ja ruumi hoidja puhul tähendab see, et mina ei reageeri. Ja see on jube keeruline. Samane koht on, et kuidas ma suudan olla kohal niimoodi, et ma ei reageeri. Ja teine, kes räägib samal ajal, kui tema saab rääkida niimoodi, ilma et talle pakutaks mingisugust teise inimese perspektiivist lahendust, siis see võrdub sellega, et ta tegelikult on kuuldud, kus ta lahendust talle ei pakuta, vaid ta kuulatakse ära. Ja siis ta leiab see lahendus iseenda seest. Just, sest meil on kõik vastused enda sees olemas. Absoluutselt. Ja selleks on oluline, või võiksime olla kõik iseendaga kontaktis algusest peale, kuna me ei ole. Ja kontaktis, me tahamegi teada, mis see on. Aga ma arvan, et me jõudsin täna natukene lähemale praegu selle vastusega. Sest see kontaktis olemine tegelikult tähendabki seda, et sa ei pea olema rollis, kus sa pead teiste peegeldusi kuuldes kohe neile lahendust pakkuma, vaid sa tegelikult lihtsalt loodki neile ruumi, kus nad saavad ennast tühjaks rääkida. Sest kui palju meil on olnud tegelikult dialoogi selliseid, kus välja rääkimise käigus sa saad aru tegelikult, mis on lahendus. Meil on selles suhtes hea sinuga, et me ei pea me saame rääkida üksteisele tühjaks niimoodi, et me võime pakkuda isegi lahendusi, aga me oleme nii endas kindlad omavahel vestluses, et sinu lahendus, kui ta kõnetab, siis ta kõnetab, või ta ei kõneta, siis ta ei kõneta, aga siis samal ajal ise rääkides õpid, mille pärast me seda siin teeme. Mille pärast me need telefonikõnes teeme, et ise ennast kuulda. Ja siis me samal ajal, me ei reageeri üksteisele. Järelikult me hoiame üksteisele ruumi. Kurat, aga miks see sõpruses on nii palju lihtsam nagu mitte võtta kõike nii fucking isiklikult. Et miks kui lähisuhe on kogu aeg see, et paljud nagu tegelevad mingi solvumisega või nagu see ongi see, et sa solvud ja oled armugade sellepärast, et sa oled ise ebakindel. Absoluutselt. Nii ongi. Aga miks see on? Miks on lihtsam ja miks on keerulisem? Sest et see lähisuhe on tegelikult, kui sa nagu kõrvale suumid, siis see on ju kõige suurem see õppekoht, kus me võiksime tegelikult neid samased asju, kui me mõlemad suudaksime kõrvalt vaadata seda kogu aeg ja mitte reageerida, siis me areneksime kõik ülimalt kiiresti. Kui kellelgi siuke dialoog juba suhtes oleks, siis oleks nagu 5 sammu edasi lihtsalt nagu kõigest, sest et aga kuna me oleme kõik niivõrd samad, kõik asjad, ma segan, aga kõik fucking iga olme asjad tegelikult, mis igapäevaselt toimuvad, kõik on korduv ju. Teemad on ju kogu aeg samad. Lapsed jätavad midagi tegemata, kellegile kuskil mingisugune asi kaasa võtmata. Tegelikult iga päev on täpselt samad olukorrad, aga nii kaua, kui me reageerime nendele olukordadele täpselt samamoodi, täpselt niimoodi nad tulevadki. Ja lapsed, kusjuures hakkavad teistmoodi ka ise toimetama, siis kui nad näevad, et vanemad reageerivad teistmoodi, teisest kohast või nad ei reageeri. Ehk siis reageerivad mitte reageerides.
ja siis lapsed nõuavad, et oh fuck, et ma sain nagu midagi sellist teha. Ja ma rääkisin ennast ära, näiteks meil oli siin paar nädalat tagasi, kus meil oli nagu mingi suur rahasumma oli kadunud. Vaatad sahtlit, tead, et seal peaks olema nagu mitusada eurot. Ja vaatad, et need ei ole. See oli üks väga äge õppetund mulle. Ja mis tunded kohe üles tuli. Kus? Kes võttis? Nagu muutud nagu selliseks kobraks, nagu kõik koliseb kohe pähe, nii kurat, miks võttis, kõik hakkas nagu, tegin kõne. Teiselt poolt mulle nagu öeldi rahuliku häälega, et Mikko, et sa oled praegu nii ärev, lase korraks teemal olla. Ja 25-minutilise autosõiduga oli see teema mu sees lahendatud. Sest ma hakkasin lihtsalt peale nagu, miks see teema mind nii räigelt põlema ajas. Ja ma mäletan, kuidas ma jäin oma isale vahele sellega, et ma võtsin tema rahakotist 100 krooni. Ja see, et mu isa ei reageerinud selle peale, ei tõstnud häält, oli minu jaoks palju suurem õppetund, mis jõudis nagu hetkega kohale, kui see, et keegi oleks karjunud ja röökinud mu peale, sest siis oleks mul tekkinud omaette reaktsioon, vastureaktsioon sellele reaktsioonile, mitte sellele teo nagu mõistmisele. Ja siis, kui ma autos nagu selle teema ennast läbi lasin ja kui ma nagu endaga selles dialoogis olen ja kui ma millest ka aru saan, siis mul tekivad külmavärinad. Et siis on õige tunne. Ja, et siis on see alignmenti tunne, vähemalt minu puhul niimoodi. No, ja millises rahus ma sinna selle autosõidu lõpuks nagu olin ja kui õhtul mulle helistati ja kõrvalt kuulsin, et kas issi teab. Ja siis, kui tal öeldi, et jah, issi teab, siis ta hakkas lihtsalt nii lohutamatult nutsma. Ja siis, kui ma sain sellest kohast öelda, et kullakene, et kõik on hästi. Ma mõistan sind ja ma armastan sind. Siis kui ma seda sellest kohast ütlen, siis see oli selline töövõit iseenda jaoks. Sest et tänu sellele konkreetsele kogemusele sain mina lahendada selle väga suure nii-öelda häbitunde enda sees, mis mul sellest ajast kaasas oli. Ja me räägime nagu 25 aastat vanast asjast, mis on sitsinud kuskil nagu selline häbitunne või mingisugune koht kuskil. Aga päris sa mõtled esimese asjana, et all happens for a reason, et kui sa näed, et sul on nagu üürirahast on mingisugune väga suur osa puudu ja sul ei ole seda raha kuskilt võtta tegelikult, sa tead. Ja nagu selles olukorras, see olukord sellisena lahendanud, ma olin väga uhke endale. Et ma sain nagu selle lahendatud ja tagatipuks see lahendis ka niimoodi, et tegelikult see raha oli alles. Aga see oli nagu õppevahend, nagu peatükk. Mõlemale. Ja vaata, kuidas maailm meid juhib või meile teeb, on ju. Ja nüüd on küsimus, kas me oleme kas me reageerime või mitte ja kas me lubame olla enda vastu ausad. Ja sa lubasid endale läbi selle autosõidu, et okei, et see triggerdab minus midagi ja see on juba endasse vaatamise see aus koht või see haavatavus on ju. Et mitte, et mulle tehti liiga see haavatavus, vaid et vaatame, kus see auk päriselt oli. Et see on nagu see veel suurema haavatavuse nagu koht või siis see jõud tegelikult. Et lubada endal näha seda päris valu ja see päris valu oli 25 aastat tagasi. Ja see oli üliemotsionaalne minu jaoks ka. Ja me jõudsin sinna, mida on väga keeruline nagu selliste ääretult oluliste teemade juures mõista. Et kõik need takistused, mida me nimetame takistusteks, võrduvad tegelikult tööriistad, millele teistmoodi reageerides me lahendame selle konkreetse tüki ja laseme tal minna. Me ei kogu teda enam endasse kuskile, me ei pane teda riiulisse, me ei peida teda kuskile pimedasse ära,
absoluutselt, ja kui sa oleksid sellele reageerinud selle olukorrale, siis see oleks tulnud veel ja see oleks tulnud veel, on ju. Nii kaua need olukorrad tulevad meie reageeringud, kui me lõpuks saame. Ma oleks raevus, ma oleks täiesti raevus olnud ja teine asi on see, et mida ma nagu sel hetkel tundsin, oli see, et ma sain nagu mingi põhjuse olla nüüd nagu megavihane. Et see alla surutud nagu äng ja see viha, mida ma olen nagu tundnud, see süütunne, see mis iganes nagu need suured tunded, on ju. Et see oli nagu selline koht, kus mul on nagu võimalik nagu kellegile see nüüd nagu kümpil nagu lajatada, on ju. Oma lapsele, mis on nagu eriti, eks. Ja, aga siis meil kaob ära see... Filter kaob ära. Et see ongi see, et minu puhul ongi see filter kaob ära, võib-olla filter tuleb peale üldse. Me nagu ei erista enam tõdevat. See reageeringute ahel on nii pikk, et sellistes kohtades jah, kui meile antakse aega ja kui juures see nagu kihvtilt mängis välja ka, sest et kõne, kui ma hakkasin kõnet tegema, siis ei vastatud. Sest kui oleks keegi vastanud, siis oh my god, oleks ta nagu 5 sekundiga seal nutma telefonist hakanud, sest see raev, mis must üles tuli sellega seoses, oli nii tugev lihtsalt, et jah, see oli siuke kihvt. Aga see on väga hea, et see raev ka välja sai tõusta. Ma siin, kuidas see on? Ta ikkagi on mingitel, me hoiame ennast kinni, sest et teatud põhjustel, ma ei tea, oleme kuskil haiged, sa siis kardad ja sa hakkad energiat koguma, hoiad ja siis on see laeng nii-öelda tõuseb, on ju. Ja nüüd aitasid nad selle sul niimoodi välja saada sellel korral, on ju. Aga siis ma panin üks päev hästi saunas tähele, et olin niisugune oma ette, ei taha midagi. Siis keegi tuleb, issi, tahad, ma panen sulle külma vett peale. Kui sul on nagu ikka hästi, siis pane vahet peale. Siis ei taha. No ei taha. Ja siis keegi pani ja siis nagu käis niisugune läbi. Siis nagu mõtlesin, et ma ei taha. Okei. Siis lasin natuke aega olla, siis oodake, kuulge, tegelikult, teeme vastupidi. Ma nüüd lõdestun sellesse. Aga arvestada sellega, ma hakkan karjuma. Ma röögin täiega kõva häälega, ärge ehmatage ära. Aga nüüd teie olete minu tööriistad ja aitate mul sellest välja saada. Nüüd olid nii sillad, mõlemad käisid tassisid külma vett, loopisid mulle peale ja siis issi karjus ainult. Jumal hea oli pärast olla. Et lapsed jällegi aitavad igat pidi, aga nüüd küsimus, kas ma reageerin selle ja kuidas ma seda reageeringut kasutan. Mina kasutasin seda pidi tööriistana. Minul on väga tihti on siuke apaatsus peal, kus ma olen nagu täiesti apaatne, ma ei suuda nagu reageerida millegile ja mu keha on hästi selline liikumatu, mis ei ole mulle üldse omane. Näiteks ma olen praegu ma arvan 3 nädalat pole ühtegi trenni otseselt teinud ja kuidagi ei ole seda powerit üldse sees olnud ja mul lapsed ongi mingi issi, et lähme ujuma või lähme sinna ja siis nüüd, kui sa tegelikult seda väljendasid, siis ma olen ka aru saanud, et see on nende viis olnud see, et saada nagu mind liikuma. Sest sa oled endasse tõmbunud. Aga siis ma olin samamoodi käed ristis rinna peal, diivani peal ja lihtsalt surusin oma silmad kinni ja ootasin, kuna saaks nagu magama minna. Võib-olla oleks pidanud tõesti Saku külma basseini minema. See on võib-olla täna mul veel ees, et kell ei ole väga palju. Just läbi selle, et nagu fakt, tule siis. Ja nüüd lõpuks, mis see tule siis on, ma luban endal olla jällegi. Kui palju me hoiame ennast kinni. Mul on samamoodi, ma olen ka ennast hoidnud kinni viimased nädalad väga palju. Mul on üks tööriist, mul on koer. Ja mitte selles suhtes, et ma võtsin juba 3 aastat tagasi peaaegu selle eesmärgi, et kui ma jään lukku... Võtsime tõesti. Võtsime, käisime Riias järel. Et kui ma jään, me ikkagi samamoodi, see on minu mingi muster, et me oleme sinuga sellised ikkagi võtame ette ebatavalisi samme siin maailmas endasse vaatamissamme, mis on tihti päris hirmsad ja kuidagi nagu see on niisugune korduv muster olnud, et ikkagi jälle ja siis need sisekaemused on muidugi lõpuks sealt välja tuled, siis saad aru, et nagu oli vaja läbi see jälle teha ja kõik see. Aga ma võtsin ta selleks, et ta siis mind liikuma paneks, aga teinekord ta loeb mind nii hästi, lihtsalt see on nagu ebareaalne. Et ma nimetan seda, et hakkab mind huiama, sest käib mul närvidele.
hüppab mulle peale, hammustab mind ja ta eesmärk ongi mind närvi ajada. Et ma muutuksin vihaseks, mitte lihtsalt ma ei hakkaks teda taga ajama, vaid ma päriselt südamest vihastaksin ta peale. Ja siis minut aega hiljem ma saan aru, et ta tuli, aitas mind välja sealt. Aitas välja sealt sellest aga ma ei väga tihti ei tee seda, sest ma olen ikka päris kõva vend, ma olen ennast hästi kinni. Suhteliselt hästi suudan ennast kinni hoida, et see plahvatus käib nagu viimase piiri pealt. Ja ma olen seda plahvatust hoidnud tegelikult ikkagi väga-väga kaua tagasi. Nüüd ma samamoodi lastega ma harjutan seda meelega, et ma olen kartnud, et kui ma muutun vihaseks, ma ei muutu kodus vihaseks tavaliselt, et siis ma teen neile haiget või mind on liiga palju, et nad ei mõista mind, et see pole nagu ja ma saan alles nüüd sellest aru. Enne ma võib-olla olekski nende peale vihaseks muutunud. Aga nüüd ma saan neile öelda, et ma tahaks muutuda vihaseks, aga mitte teie peale. Ja siis saame sellest läbi. See on mingi triggerdav minu jaoks, sest ma nagu laste peale ma vihastan ikka päris palju. Aga ennem kui ma sellest nagu kinni saan. Just, aga just, et nagu see aru, kuidas siis see olla piisavalt teadlik. Ma vihastan, aga seda ei saagi teha selles suhtes, aga sa saad seda ette öelda ja taha öelda ja lastele ette ära, et see, mida teete, ma vihastan teie peale, et see on nagu okei, aga vaata, sa ei saa nagu muutuda teadlikult vihaseks, keegi ütleb, et mine tõsta raskeid kivisid ja karju. Tõsta karjun ja raisk ei taha karjuda ja ei karjugi ja kõik ja ringutad. Aga sul on vaja nagu viimane vint ja siis käis see emotsionaalne plahvatamine, aga sa ei saa seda sellel hetkel teha, sest et sa oled ise selles sees ja see ongi vajalik ja siis, kui see plahvatus ära käib, siis sa saad aru alles sellest. See kommunikeerimise teema, ma ei tea, kas ma olen seda jaganud juba, aga et ma nägin ühte kihvti reelsi kunagi, kus üks naisterahvas jagas, et neil on oma abikaasaga selline tavapärane rutiin iga päev, et kui keegi tuleb koju õhtul töölt või kuskilt, siis ta ütleb, palju tal 100 prossast nagu on täna pakkuda üldiselt kodus nagu. Ma ei tea, on see siis lapsed või kodutööd või mis iganes. Et kui ma tulen koju ja mõtlen, mul täna on 30, siis sina automaatselt saad powerit sellest, et mul on vähem ja ütled, et gotcha, et mul täna on, et need rollid, et kui see roll kommunikeeritakse, täpselt sama, mis sa just praegu lastega nagu osas rääkisid, et sa kommunikeerid lastele, et mul on praegu see asi on peal, see ei ole teiega midagi seotud, aga et kui te näete seda, et siis all okei nagu. Sa võiks visuaalselt seina peale teha selle. See on 3 tulpa seal on ju. See on nagu 0-100 või rohelisest läheb punasesse, et kus kohas sa täna oma täppi paned. Ja siis seal taga sina võid panna, et kui ma olen nagu mida rohkem ma siin olen, siis arvestage, et need emotsioonid tulevad välja. Ja isegi kui ma elan neid välja, siis ärge võtke südamesse, vaid laske läbi. See on väga lihtne või väga hästi võiks töötada teie pere puhul eriti. Et lapsed tulevad koju ja paneb oma täpi sinna ja täna sinna ja siis saate üksteist lihtsalt triggerda. See on jumala hea mõte, et lapsed saavad ise ära kaardistada iga päev. Sest tegelikult see on ka hea tööriist selles suhtes, et nad saavad korraks mõelda, kuidas ma tunnen ennast. Ennem kui nad lähevad nagu välja elama ennast kuskile võib-olla. Et alati nagu ongi nende omavaheliste laste tülide nagu põhjuseks ka hoopis midagi muud tegelikult, sest näiteks Harrieti puhul on väga selgelt see, et kui ta on nagu selline kiuslik või läheb teise tuppa või nii-öelda nagu solvub natukene, siis tegelikult ta vajab venna kallistust. Ja niipea, kui Aston läheb seda olukorda lahendama, tooge lihtsalt lilled ja Coca-Cola nagu. Et sa näed, kuidas see hetkega nagu laheneb ära lihtsalt, et ükskõik nagu meie vanematena me kunagi ei suuda sellist momentaalselt lahendust pakkuda lapsele, kui Aston lihtsalt oma kallistusega ja paari hea sõnaga. Kusjuures meil täpselt sama, ma olen saanud aru. Ja ma vahepeal teen seda niimoodi, ma nüüd, kui sa ütlesid, ma pole ise mõelnud selle peale, aga kui Miia siis emmakast, tema nagu see võiti on, et tuleb õde kallistama ja musitama lihtsalt, siis ta sulab ära, siis ma teinekord panen lihtsalt väikse käed ümber suure õe, siis kui väike on heas kohas, siis ta suudab seda teha, kui ta ei ole, siis läheb kakluseks. Aga me peame neid teadma erinevaid asju, me peame teadma, ma just mõtlesin, et meil on meie, aga mõtle, kui lapsed ise tegelikult teavad, et neil on võime kedagi teist nagu rahustada või nagu paremasse
kohta viia. Jah, aga see teadmisega pool veel teine pool, ma tean, et meil on niimoodi, et kui kell saab 8:30, siis ei ole mõtet kellelgi meil miiad torkida. Nagu ükskõik mis, aga siis nagu sealt tuleb nagu saad, kõik saavad, sest ta on skorpion. On kogemus. Ennem 8:30, kui ta ei ole väsinud, siis on jumala okei. Aga lapsed on erinevad, lapsed on täiesti erinevad, nagu me kõik oleme erinevad. Teine on mul selline, et nagu 8:30 ta ärkab alles üles, nagu siis ta tuleb powerit, ta tahaks 10-11 olla. Ja ta ei jää magama, seepärast, et ta ei tule und ja siis, aga teine on nagu täiesti läbi, on ju. Noh, inimesed on niivõrd erinevad. No, sujuvalt läksime laste peale üle, aga eks sellest teinekord rääkida. Jaa, sellest võime täitsa teinekord rääkida aga võib-olla ma laste puhul võtaks selle teema niimoodi kokku lihtsalt, et nad on imelised tööriistad tegelikult kõige paremas võtmes nagu. Ja kui sa ütled nagu tööriist laste kohta, see kõlab natuke nagu sinu väljendit kasutades banaalselt, aga ma aina enam mõtestan elu lahti selliselt, et elu ei ole midagi sellist, mida me arvame, et on. Et me sünnime, oleme lapsed, siis me kasvame, käime koolis, siis me loome endale pere, käime tööl ja siis me sureme. Et elu on midagi sellist. Elu on täiesti erinevad. Ja see on nagu lihtsalt üks õppimise protsess, mäng, samal ajal kogemuste saamine. Ja siis, kui sa oled nagu selle sees see teadlik olek, siis see nagu töötab. Kui see ei ole see teadlik, siis sa reageerid. Et täna ma kuulasin Alan Watsi mõtisklust, kus see siis tõi hindude sellise jumala põhiolemusest kirjeldas seda, et see tõi näite, et kui sul oleks võimalik unistades luua nii pikalt enda elu, kui sa tahaksid. Lähed ühel õhtul ja paned 75 aastat järjest, suudad nagu ideaalset elu endale ette kujutada. Kõik, mida sa soovid. Ja järgmisel õhtul sa võid sama teha. 75 aastat järjest lihtsalt unistada nagu ideaalset elu, kõiki detaili. Siis see päädib sellega, et 3. õhtul sa unistad sellest, kes sa praegu oled. Et sa ei taha, et ta oleks ideaalne, vaid sa tahad kogeda nagu midagi sellist, mis on nagu teadmata, mis on põnev, mis on uudne. Ja see ongi see elu, nagu see, ma arvan, see tore aspekt ja kui seda nüüd jälgida mitte reageerides, siis ta muutub põnevaks. Mis keerdkäigu ta mulle homme teeb? Põnevuse kohta, sest selles suhtes iga päev nagunii pakub mingisuguse õppetüki sulle. Ja see, mida sa ootad, et ja hull suur üllatus jälle nagu mingi jama jälle viskas ventikasse ei ole. Iga päev on nagu hullu üllatus, vaata. Et me tunnemegi, et me oleme pannud sildi sellele, et hea päev näeb välja selline, kus mitte midagi ei lähe nagu nihu. Perse. Jah, või ei lähe sinu plaani kohas, et siis on päev. See ei trigerda mind. Jah. Et tegelikult, kui me oskame neid ventilaatoris olevaid kohti selliselt kasutada enda heaks, nii hästi, kui me oskame sel hetkel, siis see on juba hästi suur samm edasi. Ma arvan, et see võti lõpuks, või kuidas see ideaalne mäng on, et kuidas seda saab mängida mõnuga. Kui me nüüd oleme lõpuks mingisugusel eluetapil, me kõik jõuame sinna võib-olla, aga visanud maha siis need lapsepõlve kihid. Nii kellel kui palju neid oli ja kellel kui kiiresti seda võimalik teha oli. Aga järjest ausalt vaatad neisse ja jälle saad ühe jope ära visata, nagu sinu see raha näide oli. Need on väiksed asjad, aga neid on meil ropult palju. Kui need ära visata, siis lõpuks me jõuame sinna tuumani, armastusse. Ja siis võib elu visata meile igasugust põnevusi. Aga kui me jõuame sinna, sellesse heasse tundesse, et siis on nagu pull vaadata seda mängu. Siis ei reageeri enam, siis sa saad nagu päriselt seda mängu mängida. Ma arvan, et see on see, milleks me siia sündisime, et nüüd 3Ds ja siis emotsioonidega õpime seda esimest osa siin ja ükskord äkki jõuame sinnani. Me oleme kõik tundnud seda, neid hetki, kui on nagu täna on hea päev, täna oled kohal, täna on aligned, on ja siis võib tulla erinevaid asju, aga siis on nagu põnev seda mängu mängida. No jaa, aga kui see päev ei ole, siis minu puhul ongi see, et see on selle mündi teine külg, aga need on ka meie osa. See on jah, aga võt ongi tegelikult need päevad, kui ei ole seda tunnet, siis
sa mõtled, miks see? Jah, mina väga tihti leian ennast... Miks ma pean seda tundma? Jah, ma väga tihti leian ennast sellest kohast, kus ma olen nagu süütundes istun, et miks mul täna ei ole seda võimekust mingisugust olukordi kas lahendada, näha sellises kohas, kus me nagu näeme elu ma ei tea, positiivsemalt, mis iganes. Aga tegelikult on just vaja nendes päevades seda enese mõistmist või niisugust arusaamist just endale meelde tuletada, et on okei, et kõik päevad pole vennad ja täna on selline päev ja ka nendesse päevadesse suhtuda sõbralikult. Tead, ma sain selle tunde või ma sain selle kogemuse alles üks nädal-poolteist tagasi ühes meditatsioonis. See oli siis sellele eelnes need päevad, kui ma lubasin hakata meil üldsegi emotsioonidel tõusma kõikidel asjadel. Ja siis meil oli selline meditatsioon, kus me pidime jälgima enda hingamist, kuidas meie hingamine 10 minuti jooksul erinevaid kehaosasid puudutab. Ja siis minu nagu tähelepanu jäi minu vasakusse ringkeresse nii ees kui tagapool ja valus oli. Nagu, lihased olid iga roide vahel nagu pinges. Hingasin sinna ja minule omaselt ma siis proovisin sellest pingest vabaneda. No ei vabane, siis ma nagu, kuule, mul on ju veel tööriiste. Küsi sellelt kohalt, mida ta soovib. Ja siis ta soovis lihtsalt olla märgatud. See valu minu sees tahtis, et teda nähtaks. Nii. Siis ma vaatasin seda valu. Siis ma sain aru, et okei, et kuule, see on ka ju minu osa. Ja ma nagu tähistasin seda tunnet, et ma ei ole ainult nagu see rõõmus või see hea osa, vaid ma olen ka see teine pool ja me oleme inimesed ja meil on need mõlemad pooled olemas ja mul oli au kohtada nüüd selle tundega, et ma sain nagu lubada endal tunnetada ka seda niimoodi, et ma tahaks tast lahti saada. Muidugi mingil hetkel tekkis see, et okei, et ma olen nagu päris kaua sind juba vaadanud siin, et äkki nüüd nagu ma ei viitsi enda tähelepanu siin hoida. Ja siis jõudis see taipamine tagasi, et okei, mida sa ei viitsi siin vaadata, iseennast ei taha enam, juba ei tahagi ennast näha. Siis sa saad valida, et ma nüüd ei soovi. Nüüd ma ei soovi ennast tunda. Ja siis mul tekkis teistpidine jälle see rahu, et ei, mul ei ole kuhugi kiiret. Ma pole siin nii ammu näinud, et sa oled nii kaua märkamatult minu sees olnud see valu, mis iganes emotsioon seal taga oli tunded, need ei ole täna olulised. Aga ma olin eiranud neid ja ta tahtis lihtsalt olla nähtav minule endale. Ja siis ma sain tähistada seda, et see on minu osa. Haakub jälle sellega, et me tahame presenteerida ka enda jaoks ainult külgi, mis on hullult positiivsed, nägemata tegelikult väärtust kõikidel nendel rasketel kogemustel või asjadel, mis meid on vorminud inimesega. Et see hea on see, mida me tahame presenteerida ja halva jätame nagu selle fassaadi taha ja proovime iga hinna eest seda ka enda eest nagu varjata. Just täpselt enda eest. Ja me presenteerime ka seda endale. Absoluutselt, see on endale valetamine. Aga nüüd ma arvan, nüüd ongi see koht, kus nagu õppida seda, et sa saad nagu teadlikult jälgida seda, et okei, ma tunnen ennast sitasti. Seal on ka mina. Et ma ei pea nagu pahaks panema seda endale, et ma ei ole täna see, vaid vastupidi. Ma luban endal olla see. Ja mitte, mis siin on nagu see kõige olulisem osa on see. Nii kaua, kuni sa punnid vastu sellele, et ma ei taha olla see või miks ma jälle olen see, nii kaua sa oled seal. Ja nii, kui sa lubad, siis see käib klõpsti ja laseb ennast läbi, sest ta tahtis olla korraks märgatud, et ma lubasin endale olla sitakott. Ja olengi see, ja ma võingi olla see, vedeleda ja mul on halb olla. Ja see on tore, et ma saan seda ka siin elus kogeda. Ja siis ta haiub ära. No, aga see resistance iseendale tunnistada, iseennast vaadata, iseenda vastu aus olla on nii jõhkralt võimas. See on jah, ja see... Kui see tuleb ju meil lapsepõlvest peale, see nagu beebi nutab, ja siis me teeme talle ole tasa. Ma ei tea, kuidas see päriselt olema peaks. Me saame pakkuda talle turvatunnet, aga võib-olla tal on vaja juba siis nagu enda tundeid tunda. Ja me õpetame talle seda, et kuule, ei, tasa. Mul lapsed väiksena ei nutnud. No minu nutsid täiega. Mäletan seda nii hästi, et meil nagu Harriet nutis, no aastane nutmist üldse. Ja Harriet nutis mingi minut aega, siis ma mõtlesin, mis juhtus? Jah, selles suhtes läks teil ikkagi rahulikult. Väga rahulikult. Meie esimene laps hakkas magama siis, kui ta oli 2 aastat 4 kuud, 4 päeva enne teise lapse sündi. Ma panin teda iga õhtu, sest mingi 8 korda magama öö jooksul.
lõpuks olid sellest sellega nii harjunud süsteemis sees, et nagu uni ei olnud nagu enam prioriteet endal. Nagu see oli kogu aeg lihtsalt alert, et peab nagu pakkuma. Aga ma midagi pakkusin enamasti ruumi ja natuke kiigutasin ja hoidsid teda, et nagu ta rahunes ise lõpuks, et mina ei teinud selleks midagi nagu. Pakkus seda turvatunnet välispildist. No, keegi teine ei saagi rahustada sind ega ka hiljem mitte. Jah, aga see... Me tahame hullult oma lapsi rahustada, aga tegelikult me loome talle keskkonna, kus ta suudaks rahuneda. Sellega, et minnakse temaga jalutama või kiigutatakse teda. Et sa lood tegelikult selle keskkonna, kus ta suudab rahuneda. No nii, beebina. Aga siis kasvab laps natuke suuremaks. Siis ta saab haiget. Mida enamus vanemad teevad? Kui sa haiget said. Ja. Või siis võtame valu ära ja puhime minema. Jah, ära tunne valu, on ära. Varesele valu, harakule haigus. See on okei teha seda mingi piirina, aga mina olen alati oma lastele, et kui sa tunned valu, nüüd tunne seda valu kõigepealt. Et nagu sa ei pea seda ära pühkima. Ja see on mõned sekundid, võib-olla rohkem, mitte kindlasti üle minuti ta ei pea tundma seda. Aga sa tunne, et see on okei saada haiget. Ja siis, nüüd kui see nagu tegelikult mingil hetkel see enam see koht ei valuta, siis on mõistuses, siis sa lähed sellega kaasa, et laps võibki jääda nutma mingisugust täiesti ühe asja peale. Siis on okei ta sealt ära juhatada, et näed, vaata nüüd, räägid sellest nagu puust seal on ja siis läks tähelepanu sinna ja see valu ei ole. Ja siis sa tagasi tuud nüüd. Sa panid tähele. Sa saad juba 2 ja 3 aastasega rääkida, et sul oli valu, sul ei ole enam valu. Sa vaatasid seda puud, et mingil hetkel oli päriselt valu ja mingil hetkel sul oli siin see valu. Mul on aastanega olnud väga huvitav, ma arvan, ma ei tea, kas 6 või 7 eluaastast saadik. Et tal on niimoodi, et kui meil on mingisugune teravam dialoog ja ta ikkagi teeb, mida ma ütlesin, et ta ei teeks, siis ta tavaliselt lööb midagi ära, kukub kuskil või midagi ja siis, kui mingi litakas ära käib, siis meil tekib selline hetkeks siuke nagu silmside. Ja siis ta juba teab, et jah, okei. Et nii kihvt, et see on tõesti mingisugune, ma ei tea, 89% kordadest, kus ta tõesti nagu haiget saab või midagi. Siis see on juhtunud millegi tõttu. Ja siis sa näed, kuidas kutt nagu hetkeks tardub mingi sekundiks 2 ja selle eest. et see on nagu väga kihvt. Aga ma lõpetaks selle osa täna sellise asjaga, et ma olen vaadanud nüüd paar õhtut järjest P. Diddy dokumentaali, mida ma soovitan võib-olla teistel ka vaadata. HBO-st jookseb see. Kas siis P. Diddy langus või midagi siukest, et kus ta siis täna on, tänaseks juba vahi all vaata mingi aeg. Aga kus siis seal dokumentaalis lahatakse tema lugu ja miks ta selliseks vägistajaks ja selliseks agressiivseks ja hästi võimu ja ego pealt toimivaks inimeseks nagu kujunes, siis seal oli nagu väga kihvt, kus sina ütlesid, vaata, et tunned oma tundeid, lapsele ütled seda, ja siis temale öeldi, kuna ta kas Harlemis või kuskil Queensis kasvas ülesse, siis tema ema nagu ütles talle niimoodi, et ära tule üldse ennem koju, kui sul on mingi lahendus. Et kui sul keegi midagi ära võttis või keegi sind lõi, siis sa oled kõvemini vastu. Ja tema kasvatati sellises meelsuses üles, mis siis nagu hiljem läkski naiste puhul nagu vägivaldseks ja nartsistlikuks hästi. Siis tegelikult ta tahtis tundeid tunda, aga ta ei teadnud, mis need on. Absoluutselt, ta ei osanud mitte kuidagi muud nagu toime tulla ja siis kui tuli veel juurde võim, raha ja siis kui ta hakkas seda impeeriumit ehitama ja väljaspoolt see nägi välja nagu, et ta ehitas nii-öelda seda hip-hopi kultuuri üles ja lõi sellele nagu platvormi, siis tegelikult oma perspektiivist ta ehitas ennast selle keskel üles, et ta saaks ennast presenteerida selliselt, nagu ta tegelikult väljaspoole soovis. Aga suletud uste taga oli full koletis tegelikult. No ja lõpuks on see, et ta tegelikult otsis ju nendest naistest mingit tunnet, mis on tegelikult sõna otses mõttes armastus. Aga kuna ta ei teadnud, mis see on, kuna ta kunagi ei saanud seda teada, siis ta kaevas sügavamale, muutus jõulisemaks ja jõulisemaks. Andke mulle seda tunnet, sest teda ema oli õpetanud, sa pead nagu jõuga seal saama. Aga tegelikult see käib vastupidi, et sa pead nagu lihtsalt laskma endale, laskma, siis see tunne tuleb sinusse. Et need suurimad jah, nagu kurjategijad ja asjad ongi ju kõige rohkem haiget saanud indiviidid. Vot, et aitäh sulle selle kõige eest. Tänks sulle ka, Karl, et jälle nagu läks veits selgemaks.
vaatame kauaks. Et loodame, et siis me teame, et need järgmised kohad jälle tulevad, on ju. Need nii-öelda raskemad päevad aga ma usun, et selle enda teadlikkuse tõstmisega meil tekib oskus järjest rohkem kasutada seda teisiti reageerimise tööriista ja kasutada siis ka neid olukordi elus nagu õpikutena või peatükina. Ja minul on ikkagi veendunud usk, mis tuleneb tundest, et lõpuks läheb kõik hästi ja sellel on ainult üks tee. Ehk siis me saame seda, me ei tea, mis see tee on, me ei tea, kus see on, aga see raja peal püsimiseks on vaja olla aus. Ja see ausus. See on ja avatud endale. Ausus enda vastu, ja. Ja aus teiste vastu ka, aga aus eelkõige enda vastu. Ja siis see loob omakorda võimalusi märgata, näha, avada. See loob ka võimalusi saada haiget, see loob ka võimalusi vaadata oma vanu valusat kohti, aga lõpuks sealt iga kord tuleb ikkagi see jällegi sügavamalt, nagu hakkab see armastus sealt seest paistma, aga ta on seal nagu põhjas. Aga lihtsalt, et me saame nagu, mitte me ei pea väljaspoolt nagu tidiseda kaevama, vaid endasse sissepoole vaikselt ja siis me lõpuks jõuame sinna. Nii et jah, inimesed, rääkige ausalt ja proovige rääkida niimoodi, et me kuidagi ei süüdistaks teisi, vaid rääkida sellest kohast, et lihtsalt väljendada ennast ausalt ja siiralt, et tekiks see koht, kus sa tunned, et sa ei pea olema see lahenduste pakkuja kogu aeg, vaid just nagu sellise luua see ruum enda jaoks. Ja nagu vastupidi see peegeldada, siis olge kuulajad selliselt, et inimene saaks ilma igasuguse suuniseta rääkida ja see annab võimaluse tal endasse minna, mis on siis teiepoolne kingitus, et ta saab endasse vaadata. Jah, see kuulaja roll on üks olulisemaid rolle, ma arvan. Nii et kuulame rohkem ja järgmise korrani. Tšau. Purkis!